Stenbocki majas asuvad alates aastast 2000 Eesti Vabariigi valitsus ja Riigikantselei. Toompea põhjanõlval kõrguv uhke hoone kaunistab Tallinna vanalinna siluetti. Oma nime on suurejooneline klassitsistliku stiilis ehitis saanud rajajalt. 1787. aastal nõustus Hiiumaa mõisnik, Rootsi päritolu krahv Jakob Pontus Stenbock ehitama 72 000 rubla eest Eestimaa kubermangu kohtuhoone. Venemaa majandusseis aga halvenes sõjas Türgiga sedavõrd, et võimud lõpetasid ehituse rahastamise. Krahv ehitas maja lõpuni ning võttis selle valmimise järel 1792. aastal kasutusse oma linnaresidentsina. Kohtuhooneks sai Stenbocki maja 100 aastat pärast valmimist ning jäi selleks järgnevaks 100 aastaks. Pärast Eesti iseseisvumist läks hoonete kompleks Eesti riigi valdusesse. Hiljem, nõukogude võimu ajal, asusid Stenbocki majas Tallinna juriidiline kool, Eesti NSV ülemkohus, erinevad jaoskonnakohtud, apteekide peavalitsus, notariaalkontor ja Tallinna Pedagoogilise Instituudi kunstiklassid. Viimaste asutustena asusid hoones Tallinna Oktoobri rajooni ja Kalinini rajooni rahvakohtud. Kohtud hülgasid laguneva maja 200 aastat pärast hoone ehitamise algust, aastanumbriks oli siis 1987. Katused tilkusid läbi, seinad olid pragusid täis, ahjud lagunesid ja talvel külmusid kinni veetorud. 1996. aastal algas hoone renoveerimine valitsuse esimeseks päris oma majaks, valitsushooneks. Eesti Vabariigi valitsus pidas oma esimese istungi Stenbocki majas 8. augustil aastal 2000. Kroonuhoonena oli Stenbocki maja planeering väga suurejooneline, sisekujundus ja viimistlus aga pigem tagasihoidlikud. 10 lagunemisaastat olid teinud oma töö. Üks väheseid säilinud detaile, mis meenutab möödunud aegade hiilgust, on värvilisest klaasist vitraaž peasissepääsu kohal tuulekojas. Vitraaž pärineb 19. sajandist. Seinaplaadid on käsitöö, millele on peale joonistatud puidumuster ehk aaderdus. Peahoone võimsad keldrid on erakordsed oma paari meetri paksuste müüride ja võlvitud lagedega. Stenbocki maja peahoone vastas on kõrvalhoone, mis ühendati peahoonega alles ümberehituste käigus. Algselt asusid kõrvalhoones tõllakuurid, talliruumid, ait, kohtuteenijate vangivalvurite eluruumid ning osalt ka arestikambrid. Praegu asuvad siin Riigikantselei tööruumid. Rahukohtu tänava poolsel fassaadil otse värava kõrval asub tahvel in memoriam, mis on pühendatud kommunistliku terrori tagajärjel hukkunud valitsusjuhtidele ja valitsuse liikmetele. Enamik neist polnud Nõukogude okupatsiooni saabudes juba aastaid oma ametis, kuid see ei päästnud neid rahvavaenlase staatusest. Läände pääsesid ning ellu jäid neist väga vähesed. Stenbocki maja õu on Euroopa valitsushoonete seas ainulaadne kontserdipaik. Kogu Eestis ei ole teist nii hea akustikaga õue, mis ei vajaks helivõimendust. Igal suvel korraldatakse siin Stenbocki maja õuemuusikakontserte, kus esinevad tuntud muusikud. Siin on üles astunud Eesti Rahvusmeeskor, Hortus Musicus, Tallinna Filharmoonia orkester Erik Lassi dirigeerimisel, Rein Rannap, Jaan Tätte, Marko Matvere ja paljud teised. 150-aastane pärnapuu Stenbocki maja õuel on üpris auväärses eas. Liigiliselt on tegemist suurelehise pärnaga. Valitsuse pressikonverentsiruum. Inimesed, kes satuvad siia esimest korda, imestavad, kui väike see on. Ruum on tagasihoidlik, välja arvatud tumesinine seinakatte, mis mõjub suurejooneliselt. Valitsusliikmete selja taga on suur Eesti riigivapp. Kõigil huvilistel on võimalik kuulata ja vaadata valitsuse pressikonverentside otseülekannet ka internetis.
Endine kohtusaal, praegune riigivanemate saal, on saanud oma nime riigivanemate portreede järgi. Istungisaali poolses seinas ripuvad Jaan Tõnissoni, Konstantin Pätsi, Kaarel Eenpalu ning Jüri Uluotsa portreed, mille autoriks on Enn Põldroos. Vastasseinas on Otto August Strandmani, Friedrich Karl Akeli, August Rei ning Jaan Teemanti portreed, mille autoriks Tiit Pääsuke. Riigivanemate saal on Stenbocki maja üks suuremaid ja esinduslikumaid ruume. Selles saalis korraldatakse pidulikke vastuvõtte, suuremaid pressikonverentse ja peaministri aastalõpuintervjuusid. Ruumi sisustus on huvitav segu uuest ja vanast. Osa mööblist on Austria Wittmanni valgest nahast nüüdisaegsed disaindiivanid ja tugitoolid. Neile sekundeerivad Louis XVI stiilis kullatud ornamentikaga tugitoolid, diivan ning ümmargune marmorplaadiga laud. Kõigi Stenbocki maja esindusruumide disainilahendust ilmestavad üksikud vanaaegsed detailid. Sisekujunduses on arvestatud kontrastiprintsiipi. Kõik ajalooline on säilitatud esialgsel kujul, kõik uus on vanast selgelt eristatav. Peahoone läänetiivas asub maja kõige suurem ruum, endine kohtusaal. Praegu peab Vabariigi Valitsus siin elektroonilise istungisüsteemi abil igal neljapäeval oma istungit. See on Stenbocki maja kõige olulisem ruum, tähtsate otsuste langetamise koht. Kui varem võis valitsuse istung kesta kogu päeva ning iga ministri ees oli kuni 1000 lehte paberit, siis nüüd võib hakkama saada ka paberiteta. E-istung on oma tõhususe ja läbipaistusega eeskujuks kogu maailmale. Haamri, mille koputusega kinnitab peaminister kõik otsused, saab iga valitsusjuht pärast ametiaja lõppu endale mälestuseks. Peaministri sekretäri tööruum, mis ehitusplaani järgi oli endine kohtukantselei. Nüüdisaegset esinduslikku mööblit ilmestavad Prantsuse neoklassitsistliku stiilis 4 valget kullatud nikerdustega konsoollauda, mis algselt olid valmistatud Moskvas asuva Eesti saatkonna jaoks. Peaministri kabinetti ilmestab Jüri Arraku maal Käskude saamine. Kunstiteos on valminud nimelt selle ruumi jaoks. Maal kujutab Vanast Testamendist tuntud episoodi, kuidas Mooses, saanud Jumalalt käsud, laskub mäest alla ja viib need oma rahvani. Kunstniku nägemuses on peaminister see väljavalitu, kes Moosese eeskujul annab oma rahvale edasi õige elu õpetuse. Tumepruun kabinetimööbel on pärit Toompea lossist ning teeninud kõiki Eesti valitsusjuhte. Mööbli stiilis on seotud barokk ja gootika. Selles kabinetis on 1 2 Stenbocki hoone kaminast. Suurest nikerdustega kellakapist kostab täis- ja pooltunnil kena kellamäng. Roheline tuba on saanud oma nime kanga ning seinte värvi järgi. Seda ruumi kasutatakse ennekõike väiksemateks nõupidamisteks ja kohtumisteks suursaadikutega. Rohelist esindussalongi kaunistab 19. sajandist pärit ampiirstiilis mööblikomplekt, mis on Eestis disainitud ja valmistatud Toompea lossi jaoks. Rohelise toa seinal asuvad Eesti iseseisvusmanifesti kaasautorite ning hilisemate riigivanemate Jüri Jaaksoni ja Juhan Kuke portreed. Portreede autor on Rein Tammik, keda peetakse Eesti esimeseks postmodernistlikuks maalikunstnikuks. Ka sinine tuba on saanud oma nime kanga ning seinte värvi järgi. See kaunis ja esinduslik ruum on mõeldud eelkõige kohtumisteks välisdelegatsioonidega. Ruum on kasutuses peaaegu iga päev. Siin toimuvad ka peaministri büroo nõupidamised. Sinises toas on sobitatud kokku erinevatest mööblikomplektidest pärit Biedermeier stiilis sisustus. Valitsushoonet on aastate jooksul väisanud 100 väliskülalised, riigijuhid, valitsuste, parlamentide ja organisatsioonide esindajad,
teadlased, kultuuritegelased ning ajakirjanikud kogu maailmast. Stenbocki maja on külastanud näiteks USA president George Bush, Suurbritannia peaminister Tony Blair, Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, Prantsusmaa peaminister François Fillon, Venemaa patriarh Aleksius II, Hispaania kuningas Juan Carlos I, Madalmaade kuninganna Beatrix ja paljud teised. Legendaarne külaliste raamat Nurgalaual on juba teine omataoline. Esimese sissekande tegi sellesse 2006. aastal USA president George Bush. Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso on kirjutanud kõige pikema sissekande. Kuninglikud kõrgused aga kirjutavad tavaliselt vaid oma nime. Riigisekretäri ning strateegiabüroo tööruumid. Riigisekretär on peaministri kõrval Stenbocki maja olulisim figuur. Riigikantselei juhina on tal võrdsed õigused ministriga, kes juhib ministeeriumi. 3. korruse seintel näeb fotogaleriid Eesti Vabariigi riigisekretäridest läbi aegade. Suurim ruum on siin Karl Johannes Terrase nimeline nõupidamiste ruum. Terras oli Eesti ajaloo kõige pikaaegsem riigisekretär, kes jõudis olla ametis 20 aastat, peaaegu kogu sõjaeelse aja. Suur võlvlagedega saal. Stenbocki maja ehitamise ajal oli see mõeldud kohtuarhiivi jaoks. Praegu kutsutakse seda riigipitsati saaliks, sest kõige tähtsam ese on siin ajalooline riigipitsat, mis on valmistatud aastal 1926. Nõukogude okupatsiooni ajal keelati Eesti Vabariigi sümboolika kasutamine ja pitsat kadus jäljetult. Suure üllatusena ilmus ajalooline pitser välja aastal 2008, Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva eel. Esimese riigipitsati terasest matriitsi ja vasest patriitsi leidis mees, kes okupatsiooni ajal Kadrioru lossis maalritöid tegi. Ta avastas punavõimu eest peidetud pitsati pressvormid lossi pööningult. Kuna arvati, et vana riigipitsat on kadunud või hävitatud, telliti Eesti taasiseseisvumise järel uus. Ajaloolist eset eksponeeritakse nüüd Stenbocki maja riigipitsati saalis. Samuti on selles saalis väljapanek kõigist Eesti riiklikest autasudest. Stenbocki majas on väljas ka hõbedakogu, mis koosneb valdavalt meie riigivanematele tehtud kingitustest. Selle hulgas on väärisesemeid maailma kõige kuulsamast Fabergé töökojast Peterburis. Vanim ese on pärit 19. sajandi lõppu keiserlikult Saksamaalt. Osa kingitusi on varustatud ka pühendusgraveeringute ja daatumitega. Rahalisest väärtusest hinnalisem on nende esemete suur kunstiline ja ajalooline väärtus. Stenbocki maja, Eesti Vabariigi valitsuse ja Riigikantselei töö- ja esindushoone, on oma tähelepanuväärse arhitektuuri ja linna siluetti ilmestava asukohaga üks omapärasemaid valitsushooneid kogu Euroopas. See on Eesti valitsuse päris esimene oma maja, kus on langetatud tuhandeid Eesti riigile olulisi otsuseid alates aastast 2000.